Matkajutud Romeoga. Tervitused, head matkasõbrad, oled tulnud taas vaatama ja kuulama Matkajutud Romeoga. Ning täna olen tulnud siis ühte väga erilisse kohta, nimelt Preeria kotta. Ja mingi aeg ma siis avastasin siin enda jaoks, et mulle väga meeldib kirjutada ja oma mõtteid siis kirja panna. Ja tänase külalise osas siis olen kirja pannud järgmise. Tänane külaline on inimene, kelle jaoks mets ei ole lihtsalt koht, kuhu minna, vaid koht, kuhu kuuluda. Marko, keda paljud tunnevad nime all Preeria koda, on keegi, kelle tegemisi olen ma ise pikalt jälginud just tema YouTube'i kanalilt. Mitte niisama vaatamiseks, vaid päriselt õppimiseks, inspiratsiooni saamiseks. Tema videod ja mõtted ei ole õpetlikud klassikalises mõttes, vaid kutsuvad sind peatuma, vaatama ja kuulama. Ja ausalt öeldes mitmed asjad, mida ta räägib või näitab, on pannud mind looduses teistmoodi olema ja mõtlema. Mulle endale tundub, et Preeria koda ei ole lihtsalt nimi või bränd, vaid see on mõtteviis. See on kutse aeglustada, kuulata maad, tuulutada pead ja tulla korraks välja sellest mürast, kus me igapäevaselt elame. Marko viib inimesi metsa mitte selleks, et rada läbida, vaid et olla kohal, kogeda vaikust, õppida kuulama, nii loodust kui iseennast. Ja just sellepärast on ta täna siin, mitte õpetajana, vaid inimesena, kes on oma teel loodusega väga sügava kontakti loonud ja kellelt on mul endal palju õppida. Tere, Marko! Tervist! Kuidas tundub, kas panin midagi täppi või ajasin täitsa pläma kuulajale? Väga ilus jutt ja ju ta ikka sealt serva pidi või rohkem täppi ka on, ma usun. Ja. Väga lahe. Aga räägi endast natukene, et mul on väga hea meel ja suur au, et sa oled minu podcasti esimene külaline ja olid nõus seda kaasa tegema. Et mis mees oled, kust tuled, kuhu kuulud? Jah, Eesti mees, nagu meie mõlemad siin olen ja oleme täna siis Varbola kant, mis on Tallinnale üsna lähedal, aga piisavalt kaugel ja Eestis on õnneks nii, et loodus hakkab kohe pihta, kui sa natukene külast välja lähed, või linnast isegi. Ja selles mõttes põline Varbola mees, et lasteaiad ja kõik asjad on siit tulnud ja kogu see loodus on nagu minu keskkond olnud juba algusest peale, et lisaks siis suved Avinurmes Vanamäe juures ka väga viljakad nii-öelda nende samade lainestel, mida sa siin sissejuhatuseks sisse lugesid, et eks ta maalapsel hakkab ikka poisikesest juba pihta see lõimumine sinna ja mõned lõimuvad pärast välja ja täitsa ära ja mõnedel kuidagi ei lase lahti. Et indiaani kultuuris öeldakse, et mõnel inimesele pannakse mingisugune tee ette ja kui ta seda ei käi, siis tal on kogu aeg viperused ja võib-olla isegi tervis läheb käest ära. Et mulle tundub ka, et mind on päris kõvasti nagu kogu aeg tiritud, kui ma olen isegi eemaldunud vahepeal tippsporti ja asja ikkagi tagasi siia just sellesse kohalikku looduskeskkonda ja selle aina sügavamalt siis tundma õppimisse ja koos olemisse sellega. Ma korraga küsiks selle spordi osas, et kuna ma ise olen ka kerget viisi spordimees, kes üritab noorusest tegin palju sporti, siis jäi pooleli, mingi aeg avastasin uuesti ja nüüd mul on lihtsalt see kinnisidee, et ma tahan paar asja saavutada ja siis ma saan sellele spordi asjale nagu lõplikult joone alla tõmmata, et nagu sa enne ütlesid ka, et rada tuleb käia ja et räägi natukene spordist, et see tihtipeale ei kohta nagu inimest, kes oleks tippspordist tulnud sügavale loodusesse. Jah, võib-olla tõesti, et küll jääb neid suusaharjastajaid ja niimoodi otsapidi kiired looduses käigud ja jääb meeldima endistele sportlastele ikka see liikumine ja loodus pakub ka seda võimalust ka, aga selline süva jah, et sa tahaksid nagu rohkem kogu aeg neid kohalikke pärismaalasi ehk liike kuidagi endale sõbraks saada. Seda võib-olla ei ole jah väga palju, et see on hea küsimus, et kust nagu ikkagi, ta mul aina süvenev, et mul on reaalselt nagu häiriv, kui ma mõnda liiki ei tea, mõni lind, kes laulab, mõni taim, kes ei tule meelde või ma üldse ei tea, siis tegelikult on minu jaoks nagu kohe see, et me võime 1000 aastat elada, aga me ei saa kunagi nina püsti ajada, et me oma lähimat ümbrustki ei suuda päriselt selgeks õppida ja kes kuidas toimib
ja see tohutu tegelikult, mis igal liigil on ellujäämisoskused ja oma selline identiteet ja kõik see on nii põnev, et kui sa seda vaatad inimese või persooni tasandilt, siis see maailm ongi avardub ja on väga põnev. Niisugune elukestev õpe, et alati on meil mida avastada. Aga siinkohal ma mõtlen, et liigume siis, nagu ma sulle ennem rääkisin, siis mõned nagu teemad ma olen täna valinud, mida me võiks arutada. Ja mulle endale tundus, kui ma neid asju kirja panin, et see kõik nagu on just täpselt see, mida sa igapäevaselt teed, kajastub nendes teemades. Et võib-olla esimene asi, mis ma sinult küsiks, ongi see, et kuidas see sinu teekond looduse juurde algas, et sa nagu põgusalt natuke mainisid, et vanaema juures heinamaad ja asjad, aga kuidas on see, mis on tõmmanud sind looduse juurde ja mis see on nagu sulle elus andnud juurde? Jah, kui ma hakkan otsast pihta, Varbola küla on suhteliselt väike Vardi jõe ääres, siis tegelikult praegu see preeriakoda, kus me istume, on ka Vardi jõe ääres ja ta on siis külast ülesvoolu ja see preeriakoja indiaani küla on Vardi jõe esimene inimasustatud punkt üldse. Et ülesvoolu siis jõe kaldal ühtegi majapidamist ei ole ja suhteliselt soine pinnas, mis ei lasegi sinna tekitada midagi. Ja kuskil 8 kildi kaugusel on siis väga äge ilus lage raba, kus see jõgi ka oma allika saab. Et ma arvan, et see lapsepõlves on see jõgi nagu peatee olnud meil poisikestel kõigil. Et see jõgi tõmbas meid oma kallastega muudkui edasi sügavamale loodusesse, on ju. Ja seal uudistama, ta oli nagu mingi orientiir ikkagi. Ja samas jõekaldad on ju väga elurikkad. Et selline, kui kellelgi on kodus selline väike jõgi, siis see on väga hea algus, kus see vesi saab sind kandma hakata reaalselt päriselt aina sügavamale seiklustesse ja õppimistesse. Et see on üks pool ja ma mäletan ka, eks sel teekonnal on erinevaid tugipunkte, mis sind võib-olla edasi ergutavad ja aitavad minna. Et meil oli külas veel 80ndate teine pool, äkki üks mees käis hobusaaniga veel poes Varbola keskuses. Ja muidugi me tahtsime selle hobusaani peale ja sõita ja lõpuks tuli välja, et see on küla kõige normaalsem mees. Meie jaoks ta tundus vana mees, ilmselt võis olla minu vanune sel hetkel võib-olla isegi, aga lastel ikka tundub vanem, on ju. Ja temal oli sellist rahu ja väga sellist teistmoodi enesekindlat vaadet, et ta ei sõltunud nagu ühiskondlikest sellistest tänapäeval on see trend juba nimi, aga mingitest vooludest, vaid oli väga selline looduse lähedane ja väga heade teadmistega. Ja ta viitsis natuke poistega nagu jannata ka see lõpetada ja see oli võib-olla selline täiskasvanute esimene päris eeskuju. Muidugi isa ja vanaisa ja onu mul kõik ülikirglikud kalamehed ja sinna ka kaasa sekeldustesse sattunud ja seal ka päris palju kogemust ja lisaks jahil juba poisikesena siin teatud grupp Varbola poisse käis ajamas, on ju, läbi märjad külmund, mis tolleaegsed riided olid, on ju, siukes sügisene põdrajaht, et eksimist kõvasti ja siukest, ütleme, trilli ja isegi sellist, mida sa muidu ise ette ei võtaks, on ju, seal jaht on selles mõttes selline asi, kus tuleb töö ära ka teha samal ajal, on ju, et see karastab, et siis lisandus Havinurme vanaema juures vabadust totaalne. Vanemad ikka tahavad liiga palju kontrollida võib-olla, et vanaema oli selline hästi looduslähedane, hästi siuke maalähedane maaelamine ja jälle jõgi. Samamoodi Avi jõgi ja see jõgi sai ka seal meile kohe selliseks kanaliks, mida mööda loodusesse imbuda ja siis sugulasega minust paar aastat noorema poisiga seal koos toimetasime ja sealt sai nii kõva põhja lihtsalt, et see ei kustu enam. Ma arvan, kuidagi niimoodi, et see algus. Väga siuke mõnus on siin kuulata selles osas, et mõned asjad, mis sa mainisid, siis mul kohe tekivad siuksed nagu tagasi peegeldus enda lapsepõlve, et samamoodi metsad, jõed, asjad, esimesed forellid jõest, jõe ääres loomad varahommikul, et kohe siuke hea soe tunne tekkis sisse, et täpselt siuke, ma ei tea miks, aga viimasel ajal kogu aeg kuidagi läbi elu peegeldub see, et me kõik oleme tegelikult sarnast elu elanud. Eriti just nagu, kes on siukselt, ütleme, ma tahan nüüd öelda väga vanas eas, aga kellel ikkagi jäi siuke kuldne lapsepõlve ajastu, et kui me tänapäeval võtame
selle elukese, et me kindlasti pärast arutame ka seda, aga hästi palju on sellist linnastumist ja mingis mõttes teeb see natukene nukraks, sest et inimestel kipuvad mingid sellised lihtsad oskused ära ununema. Et noh, ütleme kalapüük, jahindus, taimede tundmine, tänapäeval siin oli niisugune asi, kus paar nädalat tagasi 20-aastane noormees ei teinud vahet kasele ega pihlakal, et siis noh, tegelikult see linnastumine võtab üle, aga jällegi on hea, et on inimesi, kes on nagu võtnud nõuks rohkem seda loodustarkust omandada ja elada vastavalt sellele. Ja siinkohal ongi nagu liiguks selle järgmise punkti juurde, kus ma küsiks, et mis oli sinu jaoks see nagu murdepunkt, et enne kui me podcasti alustasime, siis me Markoga tegime ka siin metsal väikse tiiru, vaatasime loomajälgi ja siis ma rääkisin talle endale ka oma plaanist, et plaanin linnast ära kolida ja rohkem selliseks maalähedaseks inimeseks saada. Ja tuleb välja, et tema on täpselt samasuguse asja läbi teinud ja siinkohal ongi siin nagu hea küsida, et mis see nagu murdepunkt oli sinu jaoks, kui sa tundsid, et see linnaelu või see ütleme modernne nüüdismaailm sind ei tõmba, vaid sa tahadki ajada oma rida ja nii-öelda jälgida siis oma elu printsiipe või asju, mida sa tahad saavutada. Jah, et sellest võib-olla vundamendist sai siin eelmises lõigus räägitud, et kuidas see tekib ja noh, see on ikkagi põhi, mis nagu ei kipu nagu lagunema mõnedel puhkudel, aga murdepunkt jah, et kuna võib-olla sealt vundamendist veel üks seesama mees, kellest ma siin ennist rääkisin, mäletan, et üks meie poiste, noh, meil oli 3-4 poissi käisime seal tema juures ikka õppimas loodust ja tal oli mingid loomad ja asjad ja põnev oli. Üks poistest lõi ta loovi väravas suurde puusse kirve sisse, elusasse puusse. Ja siis see mees ütles, et nüüd sa pead selle puu maha raiuma. Ja poisikestele tundus see ikka tohutu suur puu. Ma täna mõtlen, et ta võib-olla nii suur ei oldki. Ja no siis me pidime ikkagi kõik aitama, sest ta üksi ei suutnud seda maha raiuda. See puu oleks tegelikult elama jäänud, aga see koht ka, kus see nagu üks inimene täiskasvanud näeb, millise võimaluse ta saab anda sellega, kui ta ohverdab selle puu, millele on liiga tehtud, selle nimel, et poisid saavad aru, et looduses sul on kogu aeg ka vastutus, et sa niisama kaikaga peksad puid ja kirvega ja et see on nagu arulage, et see on nagu selline, ma ei tea, hullunud simpansi nagu motiiv, et see oli ka kindlasti üks, mis, kuna ta mul tänaseni meeles oli selline, et loodus ja kuna ta räägib neid lugusid ja siis selline vastutuse hetk, Aga jah, edasi jõudes siis minu tee viis spordigümnaasiumisse kõrgushüppajana, seal toimetasin, lõpetasin ära selle gümnaasiumi ja kuna olin ikkagi päris edukas, jõudsin gümnaasiumist otse juunioride Euroopa meistrivõistlustele ja siis juunioride maailmameistrivõistlustele, siis ma jäin ikkagi paraku või õnneks spordi juurde ja veel aastateks 2009. aastal siis, kui ma lõpetasin gümnaasiumi 97, 94 läksin Tallinna, siis tegelikult päris pikk selline üle 10 aasta oli mul vahepeal Tallinns sees ja siis sealt pidi siis see murdepunkt, mida sa ootad, ikkagi uuesti tulema. Aga ta tuli nagu normaalselt selles mõttes, et spordist tuli vigastus, jõudsin ära käia olümpial, Euroopa meistrivõistlustel ja tuli selline vigastus, mis ei lubanud sporti jätkata, väga, väga raske muidugi, oled veel, parim iga on veel ees, sulle öeldakse, et suga selles osas on kõik. Aga noh, nagu ma kõige alguses ütlesin, et kui sul on mingi tee määratud, siis vahest saadetaksegi sulle takistusi, et sa valel teel ei lähe sul lõpuni nii hästi, Ja siis see tuli väga loomulikult, et linn muutus kohe selliseks keskkonnaks, kus enam ei olnud ruumi. Sa pead iga sammu arvestama kellegi teisega, iga pööre, inimesed tulevad vastu, autod, liiklus ja siis versus see, kus sa lähed 4 tuule poole ja sa ei pea mitte kordagi mõtlema muule kui ainult sellele, mis sind päriselt ümberringi huvitab, Et see on tohutu kontrast tegelikult, et päevad ja terve elu pidevalt iga oma sammuga pead vaatama ja arvestama millegi muuga, mitte sellega, mida sa parasjagu tegelikult teed, mis sind tegelikult köidab, et kõik see haarab su tähelepanu mürast rääkimata, mis on pidev foon, mida linnas ei märkagi.
et see muutus selliseks tõeliseks ikkagi kurnavaks. Väga kiirelt tuli see arusaam uuesti tagasi, et koht on siin ja siia tuleb uuesti tulla. Ja viimased spordiaastad ma ka juba 2005 olin ma veel vigastatuna veel võitlesin oma spordirindel, aga tegin siia, õmblesin esimese tipitelgi juba seesamma kohta, kus me praegu oleme. See oli siuke sigade poolt üles tõngutud hooletusse jäänud metsaheinamaa. Ja siis ma hakkasin aina sagedamini juba selle viimase 3 aasta jooksul ka kõik nädalavahetused käisin juba siin Soodes uuesti ja see oli tohutult taastav. Ja sealt samm-sammult tuli, tegelikult mitte samm-sammult, vaid see teadmine oli juba surus aina rohkem ja lõpuks siis tuligi otsus, et tagasi ja siia toimetama. Aga nagu elus ikka, kõik ei lähe nii lihtsalt, siis seda indiaani kultuur on mulle sügavalt nagu oluline, ka see vaimne pool, aga ma sain aru, et mina ei ole selle kultuuri esindaja ja selle müümine oli mulle väga tegelikult selline dilemma, et kuidas ma nüüd ikkagi siis teise kultuuri inimesena nüüd hakkan nagu raha teenima või äri tegema teise kultuuriga. Ja see pidi ka aega saama, et settida, et mis osa sellest on nagu okei ja kus ma pigem teen võib-olla head ja näitan ausalt, kuidas see elu käis ja kuidas see saab ka meie tänapäeva inimest aidata, on ju loodusele lähemale ja hakkama saamine, toime tulemine, oskused, liigid. Et siis ma mõtlesingi, et väga hea, et see on ikkagi õige tee, ma võin seda vabalt teha ja need tipid on lihtsalt selline hea alguspunkt ja keskkond, kus nagu sisse minna sellesse teemasse läbi küll kauge teise loodusrahva alguse, aga meil endal ju on ka väga sügav Põhja-Eestis loodusrahvana all ja need oskused ja teadmised ja see tunnetus elada aeglasemalt ja kohalolus täpselt see, et sa ei seikle mingis igatepidi liikluse. Tänapäeval on see veebiliiklus ja maanteeliiklus ja kõik see. Et jah, vaata, valik on sinu, et kas sa seikled 2 tundi ummikus või sa võtad selle 2 tundi ja käid siin loodusrajal, vaatad loomajälgi, et korra kuulajale visualiseerida ka, et kes meid vaatab YouTube'is, siis näeb, et istume siin lõkke taustal Marko ehitatud suures indiaani tipis ja kuulajale siis see ülevaade anda, et see on kõik tema enda kätega siin loodud, kõik see materjal on tal käsitsi endal õmmeldud, et see on väga suur töö, mis ta on siin ära teinud ja see kõik näeb nagu päris indiaani värk välja. Indiaani on jälle see mugavdus, mida on endal ka vahest kiirelt mugav kasutada, aga tegelikult ju on see ju vale nimetus, me mõlemad teame, et see Kolumbuse seltskond arvas, et jõudis Indiasse, et tegelikult on siis põlisameeriklased või mingi muu nimetus õigem, aga meie keeles ta jälle läheb venima ja siis vahest tuleb ise ka kasutada seda, aga võimalusel ma alati selle paranduse teen, et õigem on nimetada ikka õigesti. Pärismaalased. Jah, pärismaalane sobib väga hästi kõigi kohta, kõigi liikide kohta, kes meil siin metsas elavad, meie endi kohta, kes on veel päris maalased ja kõigi nende kohta, kes on veel sellisest hõimukultuurist enda identiteeti nagu tunnistavad. Mis on Preeriakoda päriselt sinu jaoks? Et ta, nagu ma ütlesin, ta ei ole lihtsalt ettevõte, vaid ta ongi koht, kus kuulata ja olla. Ega algusest peale eelmises jutu osas sai mainitud ka need dilemmadest ja asjadest, et ta on jah, enda kasvamise koht ja kui sa ise juba õpid, siis võimalus ka teistel samamoodi natukene seda neil ainetel, mis siin jutuks tuli, siis õppida ja kasvada ja ennast nagu võib-olla mõnes mõttes meenutamise koht, kust me tuleme kõik ja mida me kõik oleme osanud, me kõik on ju, kõik meie esivanemad on osanud. Et ja seda nagu on minu meelest auasi osata natukenegi veel neid asju, et mitte päris pühkida nagu kosmose poole oma teekonda. On ju, et see on päris pikk ajalugu, 200 000 aastat inimest keset loodust ja nüüd viimased kümnendid oleme päris asfaldi peal terve elu praktiliselt, et minu arust see on väga oluline nüanss hoida seda
seda ülipikka tausta ikkagi elus, mitte teoorias, vaid praktikas. Et teoorias me saame YouTube'ist kõik tunda, et me oskame ka justkui. Aga reaalsuses on jah, sa isegi vist korra mainisid siin, et kask ja pihlakaseid ei vahet, aga tegelikult on juba selliseid noori, kes ei oska maastikul kõndida, reaalselt kukuvad, et ei oskagi sillutamata maal kõndida, et see on tegelikult, me siin metsas ka sinuga juba rääkisime, et see inimene, see tugiapparat on loodud liikuma ja see sile maastik ei anna seda kogu tugiaparaadile seda tugevust, et ta sind hoiaks käimas korralikult ja et see liikumine oleks igatepidi. Jah, et kui me lähme natukene, ütleme üldse kogu inimese ajaloos, siis tegelikult inimene ei ole loodud elama nii, nagu ta elab tänapäeval. Sellises väga tugevas mugavuses ei liigu, ei tee midagi. Et tegelikult inimestena me oleme ju loodud hingama, liikuma. Me peame hingama, see tagab meile seda võib-olla vaimset rahulolu. Me peame liikuma, et nagu sa ütlesid metsas, et mõni ei oska kõndida. Et tegelikult ju, kui sa liigud, siis kõik su lihased kerest töötavad korraga. Et kui sa tulebki raskem maastik, siis sul ju erinevad lihased aktiveeruvad ja läbi selle su siis keha adapteerub selle olukorraga. Et see kõik on jah äärmiselt vajalik. Me hakkame juba mitte ainult oma nii-öelda tegevustes ja elulises sellises igapäevaelus muutuma, vaid me hakkame juba kehaliselt ka muutuma, kuna meie elu on nagu nii palju nüüd lõpu otsas siin inimese, mitte lõpus ei ole lõpp loodetavasti, aga nüüd viimaste, ütleme, sajandite ja eriti kümnenditega meie füüsiline liikuvus on järsku nagu hoopis teistsuguseks läinud, et see hakkab inimest nagu füüsiliselt juba muutma, et me muutume teistsuguseks olendiks, mulle tundub juba vaikselt. Ja võib-olla 100 aasta pärast inimene näeb hoopis teistsugune välja, et tee läks keema. Jah. Nii, aga su küsimuse põhi oli? Et jah, mis on preeriakoda päriselt? Jah, ma arvan, et ongi see koht, kus saab meenutada natuke ja vaadata, leida enda jaoks need punktid, mis sealt kaugest ajast ikkagi oleks väärt endale ka omandada ja kaasas kanda selles moodsas elus ka. Mulle väga meeldib see tunnuslausa, mis sa oled sellele kohale loonud, et kuula maad ja tuuluta skalpi. Et äkki räägid põgusalt sellest ka, et mis see sinu jaoks tähendab? Kui sa teed ta ikkagi ettevõttena, siis sa pead ju leidma mingisuguse sõnumi ka lühikese ja lööva. See on nagu, kus õpetatakse, et seda peab panema. Siis sai ka mõeldud, et ei ole veider, et peab sellist asja tegema, aga peab. Et inimese mõttemuster töötab ikkagi lühikeste selliste sõnumitega ja kuula maad siis tegelikult sümboliseeribki seda aeglast olekut, et õppida siis oma ümbrust nagu tunnetama sügavamalt. Vahest nimetan, et tegelikult see kõik need bushcraftid ja ellujäämisõpped on sügavam Shirin-yoku kui see jaapanlaste lihtsalt jalutamine metsas, et kui sa reaalselt 3D's pead mingite liikidega toimetama ja nendest midagi valmistama oma kätega, oma aju ja oma tahte sinna rakendama ja vaatama, kas sa selle liigile liiga ei tee, kui sa teda siit võtad, et kas sul on järgmine kord ka võtta, kas see maastiku ilme siin läheb koledaks, kuna ma olen ühe paiga truu, siis minu jaoks on see väga oluline, et ma saan väga hästi aru, kui ma mõnda liiki, mõnda puud põõsast kasvi võtan, siis ma pean teadma, kuidas ta kasvab, kui kiirelt ta kasvab, milliseid valgustingimusi ta vajab ja kus kohas ta praegu on, kas tal on siin üldse hea olla, et ma saan valida. Et see kuulamaad on selline siis oskus nagu ümbrust nagu näha päriselt, et kes need pärismaalased on, kellega koostöös ma siin mingeid asju teen, kuidas ma neid võiksin appi kutsuda endale. Ja tuuluta skalpi on puhtalt teine seikluslik suund. Ehk et sa saadki ennast välja elada, rassida, pikad matkad, ööbimisega, talvematkad, füüsiline tegevus, et selline meie kontori ja tubasest elust tolmunud peanaha alla lasta seda väga metsikut värsket. Et sellised on need mõtted selle taustal. Üks asi, mis mind preeriakoja puhul väga tõmbab, on see, et sa ei tee selliseid tavalisi matku, et paneme nüüd rätsad jalga,
lähme kõnnime selle raja läbi siin 2 tundi ja kõik. Et enne me Markoga tegime sellise 1,5 kilomeetrise ringi. Ta näitas mulle natukene seda eluolu siin. Ja üks asi, mis ma kohe märkasin, oli see, kui kirglikult sa märkasid seda loodust enda ümber. Et uued jäljed, kuskil oli mingi puu langenud, et sa kohe nagu oskad seda kõike märgata. Et äkki annad kuulajale vaatajale väikse ülevaate ka, et mis siin teha saab, et millised matkad ootaks neid, kui nad tuleksid sulle siia külla? Noh, ütleme, kuna loomad on meile nagu kõige lähedasemad igatepidi ka indiaani kultuuris, siis on selline arusaam, et inimene on elus looduse kõige noorem vend, selline puberteet, kes veidi märatseb ja teeb teistele liiga, aga kasvab ja teised hoiavad teda ja siis meie lähedasemad on need imetajad siin suured, keda on suhteliselt lihtne mõista, kui huvi on olemas. Siis üks teema on kindlasti jäljematkad, et sa reaalselt jäljeraamatu pealt saad ju tegelikult looma kohta tunduvalt rohkem teada. See on väga põnev, mida ta kõike sulle kirjutab sinna, miks ta sinna läks, miks ta siin peatus, mis on tema toitumiseelistused, kas keegi pidas siin jahti, miks ta samm nii lühikeseks läks. Ja natuke hiljem näedki, et see lühike samm on läinud 5-meetristeks hüpeteks näiteks Ilveselt. Et sa saad juba aru, et see lühike samm tähendab, et tal on kits nina ees või jänes ja kohe läheb ralliks ja siis see on väga põnev, kuidas see kiske ja saaklooma teema omavahel haakub ja ütleme, kisket on eriti põnev muidugi jälitada, sest sinna haakub alati päevateekonnal ka saaklooma jälg ja tema elu. Et jätab nagu jälgi, keda ta on kuskil murdnud ja... Jah, seda küll ei näe iga kord, aga peaaegu igas päevas on ju Ilvesel on kindlasti igas päevas jahiolukordi jäljele kirjutatud rohkem kui üks. Ja hundil võib ka trehvata, kuigi hunt on tõesti vahel sa võid terve päeva hundi jäljel käia ja tema jaoks on see 2 tundi sörki olnud ja mitte midagi ei ole toimunud. Tema ei väsi niimoodi. Jah, et hundiga võib vedada, aga võib minna nii, et ongi reaalselt, et roomad põõsaste alt ja igalt poolt ja leiad ühe junni ja paar märgistuskohta ja ülejäänud teekonta ei olegi mitte midagi muud teinud, kui oma territooriumi lihtsalt läbinud. Aga Ilves on palju tõhusam väiksema territooriumiga igapäevase jahiga hommikul ja õhtul, et jätab maha peaaegu alati mingisugused märgid ebaõnnestunud või õnnestunud jahist. Ja siis on juba edasi kõik teised liigid, millest me midagi saame. Ehk bushcraftis on palju puit, taimi on ju, põõsaid puid, millest, kui sa tead, kuidas nad kasvavad ja kuidas ta paindub ja kuidas teda painutada ja kui kõva materjal see on või kui pehme ta on ja millist kasvukeskkonda ta tahab ja kui haruldane ta on ja mis tast veel saab ja siis sa alati valid, kas ma nüüd võtan selle või see jääb mul hoopis räätsade jaoks. Et vahest sul on spetsiifilise kujuga vaja mingit oksaharu ja nii edasi, et hakkad tõesti vaatama igat puud ja põõsast tema kuju järgi ja kasvukoha järgi mitmes perspektiivis kohe, et mis tast kõik saab ja mis ta aastate pärast välja võiks näha ja sealt edasi siis on muidugi, linnud on ka väga oluline valdkond, mis pakub eriti kevadel tohutut aega sisustada ja sellist meeletut meelelist elamust, et see vaikusest tulev loodus läheb järjest jutukamaks ja see on hästi põnev ja samas frustratsiooni tekitav jälle iga kevad, et selles tohutus kontserdis eristada neid pillimängijaid. See tahe on olemas, sest kui sa ise siin toimetad, siis sul tekib selle paigaga seoses nagu soov võimalikult palju teisi ka ära tunda. Neid, kes laulavad ja käivad ja kasvavad. Et see on jälle selline super kevadine teraapia ja linnud pakuvad seda ja mul on võib-olla lindudest üks väga huvitav näide, neid on veel olnud, aga viimatine oli, ma mäletasin, et Soosaarel oli Tšaaga kaseküljes ja paar aastat tagasi ja ma läksin siin hästi külma ilmaga seda ära tooma ja ma ei leidnud seda sealt Soosaarelt, täielik vaikus ka, siuke külm ilm, lind ka ei piksu ja juba külmetasin täitsa, sest hoog oli maas, Soosaarele minnes oli veel soe sees, aga seal tuiates ja otsides seda kaske, üsna suur Soosaar ei leidnud ja siis ma hakkasin juba mõtlema, et ma lähen nüüd tühja tagasi, et ei tahaks nagu ja mõttes juba ütled, et
kuule Soo, anna mulle nüüd mingi märk vähemalt, on ju, et anna mingi vihje, et ma ausalt, ma tunnen selle vihje ära ja põhimõtteliselt kohe peale seda vihjet hakkas täielikus vaikuses Tihane laulma. Siis ma ei tea, mul tekkis kohe kindlus, et see on õige koht, aga ma ei läinud kohe nagu vaatama seda Tihase puu ümbrus seal, vaid otsustasin, et ma nüüd söön oma võileiva ja on teed ja jätan Tihasele ka, enne kui ma vaatan, kas seal on see õige koht. Ja siis ma jõin oma tee ja sõin oma võileiva ja jätsin Tihasele ka ja siis läksin, vaatasin teiselt poolt suurt kuuske, kus see Tihane otsas oli see kask peidus, kus oli see tšaaga peal. Nii et ma ei tea, vahest on, me võime neid kokkulangevusteks pidada, aga vahest nad on nii üks-ühele justkui ikkagi räägiks, on ju. Jah, et on mida kuulata. Jah, ma mõtlen, et tegelikult see koht siin ise, inimene, kes siia tuleb, et tegelikult ta saab ju ise valida, mida ta tahab kogeda. Nagu sa tõid välja, näiteks linnud, nende puhul on palju märgata, kuulata, sa oskad õpetada, loomajäljed, kas siis kiskjad või muud, kelle jälgi ajada, õppida nende kohta. Kas tulla bushcrafti õppima, et kuidas jääda metsas ellu, teha magamisase. Et tegelikult võimalusi on ju väga-väga palju. Nii et ma arvan, et kes tahab vähegi õppida ja huvitab selline asi, siis neil on sinu käest õppida 1,2. Jah, võib-olla ma lisan, et see loomade teemal on ju hästi palju on sotsiaalmeedias ka igasuguseid kommentaariume ja gruppe, kus inimesed arutavad, aga seal on hästi palju enesekindlaid libateadmisi, kes keegi viskab õhku, et ei, see on nii hoopis ja inimesed nagu ei vastuta seal justkui selle eest, mis nad räägivad ja siis tegelikult meie loodusteadmised on hästi palju sellist vale või poolvalesi täis, sest need põhinevad suuresti sotsiaalmeedia mingitel vestlustel, kus keegi enesekindel müüb maha valeinfo. Jah, see on üldiselt elust enesest tänapäeval, et ikkagi usutakse võib-olla natukene liiga kergelt mingeid asju. Aga jah, nagu sul see tunnuslause ütleb, et kuula maad ja ma arvan, see on kõige parem õpetaja. Ja siinkohal ma mõtlengi, et järgmine teema, mis ma tahtsin sinuga arutada, on see, et loodus kui meie õpetaja ja peegel. Et mida on loodus sulle õpetanud, ütleme, inimese ja iseenda kohta? Väga hea küsimus. Sul on üldse head küsimused. Panevad mõtlema. No ma arvan, et see on kõige suurem õpetaja, kindlasti kohe. Loodus on kõige suurem õpetaja, kui sa lähed sinna piisavalt kauaks ja käid seal piisavalt tihti, siis ta on ikka väga tõsine peegel, mis hakkab sulle näitama sind ennast, sinu nõrku kohti ja sinu võimekust ja sinu arenemisvõimalusi. Et ja seda, et kui sa oled mingis asjas järjepidev, siis see ikkagi läheb paremaks, et ta on väga-väga selgelt, jah. Siin oli just legendi meie vägeva pärismaalase Fred Jüssi sünni aastapäev ja seoses sellega siis see molutamise päeva teema tuli üles, et ma tegin ka selle kohta postitused, mida Fred oleks äkki võinud mõelda sellega, et selle molutamise all, et me võime seda võtta väga lihtsalt mingisuguse laisklemisena, mis ei ole siis, kuidas Fred nimetas. Ta ütles seda ikkagi efektiivne molutamine või kuidas ta ütles seda? Ühesõnaga ikkagi tootlik molutamine, ütleme teiste sõnadega, tal oli parem sõna, mul ei tule praegu meelde. Et minu jaoks ma arvan, et äkki ta samamoodi, et kui sa seal vaikuses oled ja piisavalt kaua oled ja hakkad nagu kogu seda külaelu ja häält kuulma looduse mättana nii-öelda, mitte oma mätast ei võta kaasa üldse sinna, vaid sa tajudki seda, et kuidas see küla, seesama Varbola küla, see Pärnu maantee siin öösel võib-olla mingi undavad rekad järjest seal maantee peal, et siis hakkad nagu tajuma ennast ja inimesi üldse teise koha pealt, täiesti teise vaatenurga alt ja hoopis teised asjad muutuvad nagu oluliseks. Et see müra ja tohutu non-stop mürgeldamine, mingite asjade tagaajamine looduse poolt vaadates on see nagu
loodusel on ikka rütm, vaata, on puhkehetked ja inimene ei puhka kunagi. On ju, temal on ööpäev läbi põhimõtteliselt, keegi ikkagi midagi kuskil toodab ja töötab ja sõidab ja on ju, looduses päris ei ole nii, et kõik on mingis rütmis nii aastaaegade mõttes kui ööpäeva mõttes. Et see on nagu suur vahe ja siis hakkad sa enda elu ka mõtlema sellest samast perspektiivist. Et kui palju ma nagu rütmis olen ja selles looduse rütmis, mis tegelikult ju on ka mulle loodud, on ju, toimimiseks, et ja palju ma üldse vaja on tegelikult neid asju, kas need rekad, mis mulle äkki midagi veavad seal praegu, mis praegu mind tohutult häirivad, kuna ma ööbin siin metsas koos metsaga ja siis see undamine tundub nii võigas ja siis sa oled ju ise selle ahela üks osa, on ju. Et kõik see täiesti teise koha pealt, teises suunas mõtlemine ja vaatamine meie kõigi tegevusele. See, mis see loodus nagu võiks meile anda. Aga see tahab piisavalt aega, jah, selline üks öö veeta ja kui sa seal ei maga ka õhtust hommikuni, vaid võib-olla sa oledki teadlikult mõne soojema suve öö üksinda täitsa üleval seal, et siis jõuab nagu päris palju lahti lasta sellest argimõtlemisest, mida me terve elu koos hoiame tegelikult kogu aeg seda ühte mõttemustrit ja rütmi me ju tegelikult hoiame kogu aeg koos, me ei lase sellest lahti ja me ei saagi teistmoodi vaadata asjadele. Vahest harva korraks, aga see ei ole piisavalt tugev. Jah, kuna minu enda igapäevatöös ma puutun kokku palju noortega ja siis ma üritan neid nagu suunata õigele teele. Ja üks asi, mis ma neile alati nagu südamele panen, on see, et kõik algab tegelikult sinust endast. Et kui sa ei saa endaga läbi, kui sa ei usalda ennast, siis ju sa ei saagi kuskil nagu hakkama või ennast toimima. Sa pead olema see, kes on ise enda parim sõber ja mis iganes olukord tekib, sa saad alati ise enda peale loota, et sa oskad sealt välja tulla. Et see on see täpselt natuke sarnane, mis sa siin kirjeldasid. Et see on väga hea töö, mida sa teed selles mõttes, et jah, sama siin, et noortel on tohutut ebakindlust ja pole nagu oma kohta ja nad ei tunne ära, kes nad on ju, mis on nende väärtus. Ja siis tulevad igasugused lollused elusse, kas selline enese hävituslik või enese haletsuslik, ühesõnaga see noor, kes on tegelikult raudselt kõik, on ju mingi tohutu talendiga see ilma tulnud, ta nagu valesse kohta kanaliseerib oma tähelepanu ja ta ei rakenda seda, mis tal tegelikult kaasas on. Et selle näitamine on meie võimalus aidata kaasa. Just, olla eeskujuks ja anda õpetust. Kas sul on olnud looduses mingeid selliseid hetki või momente, mis on pannud sind nüüd olukorda ümber hindama või siis teisiti mõtlema kuidagi? Mõni siuke nagu raskem hetk? Võib-olla selline üldplaan on võib-olla see, et ma näen ka ju palju ja seda justkui äris seda peab olema, on ju sellisest liigset enesekindlust ja näitamist, et mina tean kõike. Siis üks asi, mida loodus sulle õpetab, et tegelikult, mis te ütlesin ka korra, et me võime 1000 aastat elada, aga me teame ikka natukene ainult, et nina püsti ajada ei maksa, et ma tean kõike ja tulge minu juurde, on ju. Tavaliselt elu sellisel momendil karistab kohe ära, et tuleb kohe üks lugu meelde loodusest, kus samamoodi siis puid lõhkusime kirvega ja moment oli selles, kus noormees ütles mulle, mina tean ja mina teen ja see järgmine hetk lõi endale kirvega põlve ja siis mõtlesin, et siis kohe mu esimene mõte oli see, et see liigne süke eneseuhkus karistab kohe ära, et jah, looduses on ta küll tihti niimoodi. Muidugi eneseusku ja sellist enesekindlust mingitest raskustest läbi minemisel peab olema, aga just see väljapoole kommunikeerimine võib-olla, ta on niisugune tohutu dilemma, et see maailm, kui me tahame seda vahendajana teenida, siis me justkui peame natuke haipima üles, aga teisest küljest ise endale kogu aeg tunnistama, et õppimisruumi on tohutult ja siin nagu jõle kõva meest mängida tegelikult on kohatu, on ju, et loodus on igal juhul meist suurem ja igal juhul teeb meile Ipponi ära kohe, kui tahab, on ju. Et lihtsalt ei taha, hoiab meid seda noort vennikest, et see on nagu tore. Minu arust just nagu see moment, kui sa koged ära selle, kui võimas on loodus, et sa võid olla siin kui palju õppinud, mida tahes, aga
ma olen enam kui kindel, igal inimesel on see moment looduses tekkinud, kus ta tajub ja tunnetab ära, et tegelikult ma olen nii väike lüli seal ja loodus on võimas. Et mul endal on mägedes olnud see hetk. Ikkagi lihtsa näitena, et Nepaali mägedes Everesti piirkonnas, kus on kõik need 8000 monstrumid on järjest ja sa näed seda nädal aega sa kõnnid sinnapoole ja sa ei jõua ikka ligemale, siis sa aga lähed ligemale, seda suuremaks ta läheb. Kaugelt ta tundub suur, aga sinna jõudest on veel suurem ja veel kaugem. Et siis sa tabad selle ära, kui väike ma tegelikult olen. Jah, selles mõttes, kui me räägime meelelahutusest, siis tegelikult ka looduses on igal hetkel meile kõik vajalik meelelahutus olemas. Me ehitame järjest suuremaid meelelahutuskeskusi, mastaap müüb, see on suur, sinna läheme. Minu loodusesse selle mastaabi vastu ei saa mitte keegi. Just. Pole keset tööd kuskil Laugast või siis sellist rabasaart. Metsamassiiv, mis iganes, jah, ja lisaks kõik muud, et see tegevusmaastik, mida sa kõike teha tegelikult saad, ütleme see sama looduslik käsitöö või ütleme bushcraft, seda on tohutult ja sa ei jõua neid kõiki asju kunagi ära õppida, aga see on sulle kasulik meelelahutus. Lisaks muidugi ma võin suusamäest alla minna nädalaks laskma, aga ei taha kuidagi, et siin loodus pakub mulle nagu uusi radu kogu aeg, on ju, ja muutust ja ma ei pea jällegi kellegiga arvestama, et meil see tõstuk minuni jõuab ja et see on tore korra käia, aga et kui see muutub talve nagu põhivõimaluseks kuidagi oma meelt lahutada, siis tegelikult kõigile julgelt võib öelda, et hakka ka metsa arutama ja soo ja rabaservi ja sealt tekib selline väga tõhus kvaliteetaeg, mis tõeliselt... See ongi täpselt see asi, et sa pead oskama märgata neid asju. Et kui sa kuulad ikkagi maad ja sa näed neid muutuseid, et jällegi see on see, et sa pead oskama seda teha, ega kui me võtaks täna tavalisi inimese, paneks ta sinna kõndima, ta tuleb homme tagasi, kõnnib läbi, ta ei märkagi, ta lihtsalt liigub läbi, et see on, ma arvan ka mingis mõttes see on kunst, et sa oskad ennast ümbritsevat jälgida ja tähele panna erinevaid asju. Ja sellised väiksed abilükked ikkagi, teine inimene saab siin, raamatud saavad ka päris palju. Raamat on ikkagi enamasti trükki pandud ja ta ei ole sotsiaalmeedia. Valdavalt on ikkagi raamatus tõde, kui sa looduse kohta midagi päriselt teada tahad, siis võta mingi tõsisem selle teemaline raamat, mitte ära loe Facebooki kommentaaridest, kuidas hunt elab või... Et siis sa lähed selle libateadmisega metsa ja tõlgendad kogu aeg kõike valesti. On ju, et enamasti raamatus on asjad ikkagi pigem õigesti. Ja teine asi on teised inimesed, kes on võib-olla õppinud või palju käinud looduses, et seal on ka lootust ikkagi, et sa saad kiirtee nii-öelda oma teekondadele alguse sisse teha, et mingisugused olulised asjad paika ja sa hakkad juba nägema, mida sa sealt võiksid endale avastama hakata ja kuidas seda teekonda nagu alustada. Ma arvan, et on see ka, et sa pead nagu julgema ja oskama nii-öelda läbi kukkuda. Ehk siis, kui sul see kord ei tule välja, siis see ju peaks motiveerima sind, et sa järgmine kord teed selle ära. Et ma arvan, et looduse puhul, matkamise puhul, et kui see kord ei õnnestunud, sa viid läbi kiired nii-öelda reflekteerimised asjad, sa vaatad, mis läks valesti, okei, see saabas ei sobinud, see magamiskott ei sobinud, ma järgmine kord võtan selle, et see ongi see, mis õpetab, sa õpid läbi kogemuse, sa pead olema julge, sul peab olema seda pealehakkamist, et kui ma võtan enda sõpruskonnast või tutvusringkonnast inimesi, siis ma üritan neid alati metsa vedada. Mõnel on see, et ta käib ära, aga ta nagu ei saa seda kikki sisse, aga samas, kuna see esimene kord talle ei meeldinud, siis ta on juba käega löönud, et rohkem ei lähe, mõttetu. Jah, see on väga õige, et sa võid väga õige ja põhjaliku tegelikult ettevalmistu teha, osta kõik need asjad, mis on justkui need kõige õigemad ja siis sa lähed sinna välja esimest korda ja sa ikkagi õpid tohutult palju uusi asju, et mida sa teistmoodi teeksid ja et justkui on tegelikult ju kõik kirjas ja kui sa loed, et nagu täiuslik plaan on sul olemas, kuidas minna, mida teha, aga kui sa ise päriselt lähed, siis alles hakkab tegelikult see õppimine. Ja see on nagu väärtus jah, et sa oled ise ikkagi õppinud, et mitte lugenud ennast kirjatargaks. Jah, jällegi sa võid ju osta
sa võid ju Ferrari osta, aga see ei tähenda, et sa sõita oskad, eks. Et see tänapäeval on ka hästi popp on see, et me ostame endale ilgelt kalli varustuse, aga samas nagu, kui sa ei saa kehvaga hakkama, miks sa arvad, et sa saad selle viimase peal mudeliga hakkama, et lõpuks on ikkagi see ju kasutaja tasand, et Jaa, absoluutselt, et sul võib, meil ikkagi ei ole veel päris kosmoseskafandrid, meil ei ole siin maa peal liikumiseks, võib-olla tulevikus on. Kõik on eelsoojendada nuppudest ja siis me oleme keskkonnast tegelikult täitsa välja lõigatud ja meie termoregulatsioon enam ei tööta ja see on ka tegelikult oluline asi, et kui sul on ebamugav, siis su keha tegelikult mäletab mingeid ürgseid asju ja need võib-olla ärkavad ellu natuke, et su keha enda funktsionaalsus peab ka ikkagi jääma alles, et see, kui need soojenduspadjad ja kõik, mis tulevad ja see läheb aina high-techimaks, see tegelikult lõikab meid välja meie naturaalsest oskusest ja võimest kohanduda, et kehal on tegelikult ülikasulik selline külmaga mängimine vahepeal ja sellest sooja meie siin kliimas. Selle rubriigi lõpetuseks siis võib-olla selline asi ka kiirelt põgusalt, et mis on sinu arvamus, miks vaikus, üksi olek, ebamugavus, et miks see nagu tähtis oleks? Et vaata, inimestel on see, et ebamugav, ma ei tee seda. Aga jällegi see on ju see koht, kus ennem põgusalt arutasime ka, et see on ju see koht, kus sa õpid tegelikult. Jaa, absoluutselt. Ega need toredad jalutuskäigud, need jäävad elu lõpuni enam-vähem ühesuguseteks. Et sa ei arene nendega väga palju. Et sa võid olla igapäevane jalutaja 2-3 tundi võib-olla isegi. Aga kui sa püsid mugavustsoonis, siis nad jäävad elu lõpuni samaks. See on küll tore tegelikult, väga hea rutiin ja harjumusi peab olema selles mõttes. Jaa, aga see, kui sa paned ennast tasapisi järjest või vahel satud ka ootamatult väga tõsisematesse selliste ebamugavustesse, võtadki selle ette, et sa lähed üksinda, võib-olla kardad metsa väga, aga oled ühe öö seal ära, on ju, ja siis oled ilma telgita juba öö ära ja siis oled ilma lõkketa öö ära ja siis oled veel paastunud 48 tundi ja lähed proovid siis, kuidas mets siis öö läbi räägib, kui su keha on nagu puhtaks paastunud ja millised mõtted sul siis tulevad, et seal on nagu neid järke tohutult palju, mis su elu nagu päriselt hakkavad teistsuguseks tegelikult muutma ja mingisugust sügavust sinna lisama. Aga parem on need kas või need tunnised, kahesed igapäevased jalutuskäigud, kui mitte midagi. Muidugi. Nii, järgmine asi, mis ma tahaks sinuga arutada on, et inimestest tänapäeval üldse nagu metsast ja loodusest, et mis sa arvad, miks inimene vajab tänapäeval loodust? Nagu me oleme siit põgusalt arutanud ka, siis tegelikult see linnastumine ja kõik võtab üle ja kohati jääb mulje, nagu inimesed ei vaja loodust, aga tegelikult ju loodusel on väga suur teraapia osa. Jaa, ma arvan, aina enam ja aina valusamalt see nagu päevakorrale tegelikult tuleb ja ma tean, et Inglismaal juba arstidki kirjutavad välja looduses jalutuskäike inimestele mingite probleemide puhuks on ju. Et reaalsuses on ju looduses kõik olemas, sest see on meie naturaalne geenipõhi, meie just vaimse tervise osas eriti. Aga ka muude igasuguste haiguste ravis, ma arvan, see loodusravi, kuna meditsiin on paraku ka äri on ju, siis alati seal võib-olla ei ole ikkagi meie kõigile kõige paremaid lahendusi on ju, aga loodusel on selliseid toetavaid, tugevamaid ja veidi nõrgemaid drooge tohutult, et ta on ka otsene ravi, aga vaimses osas on ta kindlasti, et siin on nii heli ehk vaikus või siis mingisugune, kas või see lõkke praksumine on öeldud, et see on ka inimesel juba geenides nii tugevalt toimib inimesele tervendava ja rahustavana see sagedus, millega see toon, lõkketoon, et nende mõne 100 000 aastaga, mis inimene on lõkke ääres kogu aeg elanud ja lõkke ümber just, et see on juba see on inimesele tegelikult üliteraapiline. Meil on tavaliselt lõkke aetud kuskile kasti ja toa nurka, vahest on klaas ees, aga vahest ei ole. Me käime sealt mööda, aga kui lõkke on su nii-öelda süda, see, mille ümber kogu tegevus käib, nagu tipis on ringis inimesed, silmad peegelduvad teist poolt lõket ja et siis ta saab toimima hakata. Seda võib ka muidugi metsalõkkel teha.
vanasti oli ka ju, kõik ikkagi elukoondus ju tule äärde, et sealt said sooja, sealt said suhelda, kommunikatsiooni, et tal on hästi, hästi rahustav, et ma arvan, selliste just vaimsete hädadega see lõke võib olla igapäevane natuke või nädalas mõned korrad võib olla päris tõhus abi tegelikult mõnedele inimestele, ma usun. Ja no lisaks looduses on ju kõik eeterlikud õlid, mis lenduvad. Männimets on teatavasti tervendav tuberkuloosi, kopsuhaigustega. See ei ole ainult männi eeterlikud õlid, et on sookailu ja on erinevaid ja me ei teagi tegelikult, kuidas need samad sisse hingatavad nii-öelda aurud siis ka meid saavad tervendada, aga kindlasti on seal veel tohutu avastamisruum. Ja vaikus on üks asi ja see looduse helisagedus ja liikumine, millest me juba rääkisime. Ja kui sa üldse küsid, et milleks meil loodus oluline on, siis tegelikult kui me vaatame seda lõkkekollet siin ja vaatame neid vaipu ja neid riideid, mis meil seljas on ja telefone, mis meil taskus on, siis ega ükski asi ei ole kosmosest toodud, et kõik nad on tehtud rohkem või vähem loodusele liiga tehes või siis mitte tehes. Eriti on nad kõik ikkagi algselt loodusest, et me kõike rebime välja ikkagi loodusest, mida me kasutame. Mõned neist tegevustest on loodusele toeks ja mõned on natukene kurnavamad. Et selles mõttes üldplaanis on üleni loodus. Kunagi mul endal oli natukene sükse ärevusega probleem, et iga asi tegi ärevaks ja siis ma olengi aru saanud, et tegelikult see keskkond on see, mis tegi mind ärevaks, et tänapäeval ma olen õppinud sellega elama, aga mul on siiani meeles, kuidas mul oli järjekordselt üks sükka väga-väga halb päev, kõik nagu aina kogunes sees ja nagu ikka ärev, paha tuju, kõik asjad. Ja ma sõitsin linnast välja autoga, läksin metsa jalutama. Juulikuu, päike paistab, männimets ja ma lihtsalt istusin maha sinna puu alla ja ma hingasin. Ja ma ei oska isegi kirjeldada, aga mind läbis nagu nii vabastav tunne, et see suvekuumus ja männilõhn seal metsast, see oli nii nagu teraapia oma, et see kõik nagu nii vabastas ja peale seda, kui ma koju läksin, siis ma tundsin, et mul ei olegi ärevust enam. See on vahest niimoodi, et kui sul on mingisugune probleem ja sa lähed loodusesse, siis ta just seda probleemi hakkabki lahendama. Kuidagi iseenesest käivitub selle probleemi tühjaks laadimine. Ta toimib minu meelest praktiliselt alati, lihtsalt võib-olla ta tahab pikemat kestvust vahel mõne probleemi puhul, et sa lähed edasi. Üks teema, mis võib-olla veel sobib hästi, et inimesed hästi tihti ootavad seda õiget ilma. Et kas on päikesega hommik või ei ole, kas äkki sajab vihma, äkki on liiga tuuline. Tuisuilmad, kõigis nendes ilma ekstreemsustes on oma mingi tohutu ravivägi minu arust. Et sa ei jäta vahele seda ilgelt sombust ja halli ilma, sa tuled pärast nii punased põsed, sul on keha kuum, kuigi sa oled siukses niiskes rõskes terve päev. Oluline on piisav kehaline tegevus, et siin tulebki jälle selline matkamine ja bushcraft-oskused ja siis, et sa saad ennast piisavalt rakendada, et selle ilma jaoks on su keha püsib soojas ja sa saad jällegi kõik ilmad ära kasutada, millest ilmadest saada sellise korraliku, ma ei tea, iga ilm pakub oma sellist tohutu elamussügavust tegelikult, erinevat. Tuisk on tohutult puhastav näiteks, ta klaarib su ikka nii ära, kui sa seal tuisus. Paneb sind teistmoodi nagu hingama ja hindama, ütleks. Ja nii edasi, aga vihmas on üliäge näiteks käia, ka rabas ja vihmane mets on üliäge, et aga inimesed kipuvad ikkagi, keegi on ära idealiseerinud, et see päike ja see hetk on ainult õige, siis lükatakse edasi. Ei ole, vahest läheb aasta mööda, sa polegi seda tegevust, mis sa looduses tahtsid teha, ära teinud, sest üks aeg oli mingi muu tegevus ees ja teine aeg ei olnud see õige ilm. Jah, see on nagu elus siuke läbiv, et kui sa jääd ootama, siis sa nagu jäädki ootama, et astu see samm ja tee ära. Ma siinkohal küsiks siis seda ka siia punkti, et ma arvan, et haakub hästi selle teemaga, et mida sa, või kuidas ma sõnastaks selle, et mida sa oleksid või tähendab oled märganud inimeste puhul, kes sulle siia külla tulevad või matkadele, kas sa näed nendes midagi muutumas, kas sa näed nendes midagi avanemas, et kui nad tulevad, on võib-olla tagasihoidlikud, ära minnes nad on avanenud, näevad rohkem puhanumad välja.
Jah, võib-olla isegi 2 asja äkki. Üks on see, et ma vahel näen hirmu, inimesed ei tea, mis neid ees ootab, neil ei ole looduses liikumise kogemust ja siis see vabanemise tunne ja hakkama saamise tunne, et sa tegid selle ära, on üks pool kindlasti, et sa ikkagi natuke tajud seda, et inimesel on väikene ärevus ja kahtlus, kas ta saab sellega hakkama või kuhu teda viiakse, kas see on tema jaoks. Üldiselt matkajuhina sa ikkagi oskad grupi keskmise nagu või nõrgema lüli järgi ka asja sättida ja pärast on kõigil hea tunne, et harva juhtub, et mõne jaoks ei olegi loodus sellise sammuna veel üldse õige koht, et siin sammud peavad olema päris palju pisemad, et sinna sisse minema hakata, aga igal juhul on igal ühel seal koht olemas, aga jah, selles mõttes, kui grupp tuleb, siis ma ei saa päris, mõne jaoks võib see vahel harva minna liiale, kes ei ole üldse põhja all. Neid inimesi tuleb kahjuks aina juurde. Ja teine äärmus on eriti nooremate puhul, et metsa minnakse kõvade meestena, kõvade terminaatoritena, laste puhul vahest ka see puid saab peksta kaigastega ja siis see välja tulemine on jällegi natukene rahunenud ja teadlikum inimene ja need kõvad mehed saavad vahest ikkagi ilma minu abita oma õppetunni ise kätte ka, et aga siis tuleb ise, ega näpuga ei näita kellegile, et see tuleb kuidagi soliidselt siis öelda, et näed, ongi nii, et vaata kui suur ja tugev, aga hoidis sind ikkagi enam-vähem, et väikse nina nipsu said. Jah, su jutt pani mind just ühte asja mõtlema, et tänasel päeval, kuna ma ise teen YouTube'i videosid ja asju, siis ma üritan ikkagi inimestele alati näidata seda päriselu ja kõike, et isegi ebaõnnestumised. Ja üks asi, mis tegelikult mind on natukene pannud muret tundma, on see, et tänapäeval on hästi palju neid nii-öelda ellujäämis YouTubereid ja kõike. Nüüd ma ei taha kedagi maha teha, aga mingis mõttes see võib natuke ohtlik olla või ma ükspäev hakkasin lihtsalt mõtlema, et kui paljud noored ja kõik näevad seda, see tundub kõik äge ja kui metsa lähevad, siis tegelikult see võib ju ka mingis mõttes natuke katastroofiga lõppeda, kui sa ei ole õigesti valmistunud, kui sa ei oska endale riietust valida, kui su varustus ei ole õige. Et nagu selles mõttes on lihtne vaadata videos, et ahah, tal oli see, panen koti kokku, lähen sinna. Aga kui sa ikkagi ju navigatsioonist ei tea midagi, või ütleme topograafiast, kui sa kaarti ei tunne, kui sa ei oska metsas orienteeruda, et see kõik võib tegelikult viia ka kurbadest sündmusteni, et mis sa sellest arvad? Et ennem sa ütlesid ka, et kui sa tahad päris infot, siis lugege ikkagi raamatuid, et sealt saate sellise päris info. Raamatul on ka vahe, et siin on populaarseid kirjutajaid, kelle raamatut ma ei soovitaks. Aga jah, kui liikide puhul, siis ikkagi spetsialist on ju botaanik või kes on fauna teemadel, floora teemadel eraldi ikkagi asjatundjad, need on kindla peale minek, et see on kindel, aga jah, sellised, ma ei hakka raamatut nimetama, aga mõnda ei soovitaks ka matkamiste teemadel võib-olla. Aga jaa, selles sa tõid küll õige välja, et on vist juba üks juhtum vähemalt olnud ka, kus üks YouTuber ka läks ellujäämist tegema ja ei jäänud ellu, et just Rootsis äkki, et sellist kurbi asju on ka ja vahest ta ei olegi isegi teadmatuses asi, vaid ega loodusel ongi see võime kustutada. Jah, see sõltub, ma arvan, muidugi kohast ja maailma jaost ka, kus me oleme, et vaata, mõnes kohas on jälle ma olen käinud Šotimaal matkamas ja seal 10 kilomeetri kõndimise peale ilm muutub 3 korda. Tugevad tuuled, siis on padukad asjad, külmad tuuled. Et see on jällegi sõltub ju, kus sa asud ka. Jah, minust üks hea näide, mida keegi pole toonud, ei julgeta puutuda võib-olla, on autorpoiss, keda kõik teavad tegelikult ja lapsed teavad ja ta on tohutu töö ära teinud selle populariseerimisel tegelikult, mis on Ta mulle ka väga meeldib, et ülim. On hea jälgida. Aga kui mina sealt natuke nagu vaatan neid mõnesi asju, siis seal on mõned asjad väga külmas, tohutu gümnastika, tohutu igistamine, ühedki Põhjala rahvad ei luba endale igistamist. Ja temal on läbiv see, et ta võtab pool hektarit metsa maha, põletab endal maa soojaks. Sa oled ju läbi märg, et siis on need küsimused, et kas sul on, tema ei näita seal särgivahetust enamasti,
et sa oma kehaga kuivaks saad, et sa külmud ju ära tegelikult, et kõik loodusrahvad teavad, et külmas ei tohi higistada. Et näiteks see pool, et see on väga efektne muidugi, äge vaadata, kus mees loobib puiduhunnikusse. Aga noh, me tegelikult ei tea ju, kas tal on mingi minivann seal kuskil või on järgmine hommik on tal niikuinii bed and breakfast kodus on ju. Et no see on natuke show'ga, kuigi väga tänuväärne. Ta tegelikult on seda huvi kõvasti kasvatanud. Jah, selles mõttes ta on ikkagi tänapäevale siukse suure põhja alla pand sellega. Ja mis mulle veel ei meeldinud üldse, seal oli, kus ta filmib ennast ja ühe käega laseb endale laanepüü, ise paneb veel lasuhetkel silma kinni, mis tähendab, et ta kartis nagu seda tagasilööki või pauku. Et selline jahipidamine, kus sa ei toeta mõlema käega relva ja võid oma ulukit lihtsalt haavata või see ei ole ka eetiline tegelikult, aga jällegi see on show business on ju. Et neid nüansse tegelikult on ka kultusinimeste tegevustes nii-öelda. Jah, et vaata, kui ikkagi sinna süvitse minna, siis alati leiab mingi asi, mis on siuke väga kaheldav ja just, et kõik ei tasu puhta kullana võtta, et tasub kindlasti neid tohutult ägedaid videosi vaadata, aga iga asja puhul, isegi ka raamatu puhul püüda jääda alati kriitiliseks, püüda mõelda, kas mul on kuskil oponeerida, et siis sa tegelikult võtad sellest samast sisust veel rohkem välja. Sest ta õpetab sulle ise mõtlema ka. Jah. Et selles mõttes ükskõik kui äge ja populaarne ja tunnustatud ja vaadatud aga ei ole, siis tasub alati kahelda natuke, ise läbi mõelda, kas see minu puhul ka toimiks ja nii edasi. Aga jah, just see külmas higistamine tuli mul nagu alati jääb silma, et kuidas, kui palju ja no seal on veel, kus ta on läbi külmununa, tuleb kuskilt, ma olen nii külmunud, tal on kõik lukud lahti, tal pole mütsi peas, jõuab mingisse käbinisse. Ja siis ta on nagu reaalselt hüpotermia äärel, et aga mis enne seda ma nägin kaadrit, kus sa tuled üle selle lumevälja ja sa oled nagu pool paljalt täitsa, et riietumine, et seal jah, lihtsalt peab seda õnne ka olema ja aga noh, suurem osast ta on alati vähemalt seda öelnud, et keegi seda järgi ei teeks või see moment võib võtta drastilise pöörde, et okei. Aga me hakkamegi vaikselt lõpusirgele jõudma. Ma tahaks sul küsida, et mida sa soovitaksid kuulajale, et näiteks kui inimene nüüd kuulas meid, tal tekkis seda huvi rohkem looduse vastu, et kuidas ta peaks alustama, et saavutada loodusega selline sügavam kontakt korraks, et kuskilt sinna raja peale saada? Ma arvangi, et tasub algul endale selliseid väikseid, ikkagi väiksemaid, kui sa üksi lähed, siis kindlasti väiksemaid asju, et su tagasilöök ei tuleks selline, et sa ei lähe enam üldse. On ju, et alustada väikselt ja unistada suurelt. Et kui sul tekib seal väikestel käimistel, võtad endale suuremaid unistusi, mis sa võiksid looduses ära teha ja mitte neid lahti lasta. Neid kasvatada, nagu me täna käisime seal Räpperi-onnis, aastaid oli see mõte, et selle palk-onni, milles karusnahakütid on talved elanud, on ju, et küttida kuskil suurtes laantes, võttis aega, aga ma ei lasknud unistusest lahti, lõpuks on ta valmis. Et samamoodi kasvab see looduses käimine, ma arvan, et kui sa lähed ilge suure pauguga, vaatadki selle mingi ägeda video ära ja lähed seda tegema, see võib su viimaseks jääda. Et kui sa lähed suuremaid asju tegema, pikemaid matku, raba üleni avastama, oleneb su enda vaimsest sellisest tugevusest muidugi. Noored mehed siin, naised ka vabalt, on ju. Aga kui ei ole seda, aga tahaks, et tuleks, siis tasub teistega minna ikkagi alguses. Et kindlasti on see kiirtee, et sa saad väga palju jagatud kogemusi ja see on tohutu kiirendi tegelikult jõudmaks sinna, kuhu sa võib-olla praegu unistad. Alati meil on jah, siuke inimene elus kõigil muus on olemas, kes oskab meid sellel teel aidata või kuidagi suunata. Jah, on. Ja on muidugi, ütleme, loodusturism kui selline on tihti ikkagi hästi meelelahutuslik ja seal teinekord võib mingi matkajuht seal põdra söödud männi lõdvarandmega karu nühitud männiks müüa, on ju. Et seal on ka ohtu, et see on müüb inimene, et mina sellist teemaatikat endale ei luba, et kui ma midagi ära ei tunne päriselt, on ju, et siis me alati ütlen seda ja püüame koos mõelda ja vaadata, mis märgid siin ikkagi on ja mis see võiks olla,
et seda peab nii palju enesekindlust olema, et tunnistada, et see mõnda asja ei tea, sest neid asju, mida me ei tea, on tegelikult tohutult. See on minu arust tänapäeval võib-olla kõige raskem osa ka inimestel, see just tunnistamise osa. Jaa, kõige parem matkajuhi test ongi see, et sa küsitad erinevaid asju ja kui ta igale asjale jube enesekindlalt teab vastust, siis sa tead, et tal puudub enesekindlus öelda, et ma ei tea. Aga samas tänapäeva moto on jällegi ju inglise keelest tulenevalt vaata, et fake it till you make it, ehk siis võltsi seni, kuni hakkama saad. Jaa, aga see tekitab võlts maailma. Seda küll, jah. Nagu vaata YouTube'is siin arutasime juba, et ka see võib anda sükse vale ülevaate ja vale kuva. Aga mis sind ennast hoiab sellel teel veel liikumas? Nagu ma ütlesin, et 1000 aastat eluiga ka ei ole piisav, et minu jaoks on nii palju veel õppida ja teadmisi ära teha veel, et ja ka teistel aidata siis ikkagi seda teed leida, et ma reaalselt nagu missioonina tunnen, et mida rohkem inimesi looduse võimalused enda parandamiseks, ravimiseks, enda sama see ausus iseenda vastu ja et see on nagu tohutu ja tohutult vaja, et see teine suund läheb nii kiiresti eest ära, ta on nii ägedate LED-tuledega valgustatud, aga see viib aina kaugemale sellest naturaalsest võimalustest, mis meil on olemas, et me ei pea nii palju kunstlikku kära, müra ja meelelahutust ja ravi ja mis iganes endale looma, kuna meil on nii äge loodus olemas. Et see on nagu natuke missioonitöö ka, noortega hakkab pihta ja igas hetkes saab tegelikult inimese sinna natukene aidata, kui kellelgi on kasu, siis on üli hea meel. Muidugi, see on täpselt see sama mõte, miks ma hakkasin tegema YouTube'i videosid ja miks tuli podcast, et kui minu jutt või külalised, kes mul siin on, et kui me suudame tänu sellele vähemalt ühe inimesegi loodusesse aidata ja see muudaks tema elu, siis ma arvan, me oleme juba enda missiooni täitnud. Nii on, jah, absoluutselt. Teeme head. Jah, nii on. Nii, aga lõpetuseks siis räägi, kuidas sinuga kontakti saab, et kui inimestele nüüd see ma panen kindlasti siia videot ja soundi alla panen lingid ka, et kuidas kõige paremini sinuga ühendus saab ja et kuidas inimesed sinu juurde tulla saavad ja kes on oodatud? Nagu kõigil sotsiaalmeedia on meil ka, Facebooki panen mina kõige rohkem oma tegemistest, et sealt saab näha, sealt saab ka ühendust võtta kohe tegelikult. Ja siis on koduleht ka preeriekoda.ee ja sealt saab ka vaadata ja numbrid on olemas ja et saab oma asju planeerida siis nii nagu vaja ja noored mehed eriti on oodatud siis pärismaalase passiga liituma, et õppida ikkagi pikematel süvaretkedel bushcrafti ellujäämist ja liike ja loodust üldse tunnetama. Siinkohal ongi võib-olla selline hea mõte, et noormehed ja muidu ka täiskasvanud mehed, pereisad, kes te meid kuulate, et võib-olla see üks õhtu paaris jätta need õlled joomata ja selle asemel võtta pärismaalase pass, ajada poisid kokku ja tulla siis õppida päris oskusi. Saate kuulata maad ja tuulutada skalpi. Jah, ja kokku tuleb odavam ja elu muutvam ka. Ma arvan, et see annab kindlasti ka uue hingamise. Väga lahe. Kas on mingi selline mõttetera, mis sul on, mille sa tahaksid saate lõpetuseks öelda inimestele, kuidas nad jõuaks loodusesse või mida teha, et leida selline uus hingamine endale? Neid vist terasi sai siin juba puistatud. Ja, kes kuulas, see sai. Jutuses jah, et midagi veel lisaks, et muidu on tore ju kõik, et hakkame otsast minema ja küll ta kuskile välja viib, et võib-olla jah, ainult siis see, et ärge lükake edasi. Kui mingist loodusesse puutub, lükake mingid muud asjad edasi. Aga kui on ikkagi plaan olnud, siis tasub minna kohe praegu, kui sa seda Romeo podcasti kuulad või vaatad seda isegi, siis ja sul on mingi mõte olnud mingist kohast kas või ära käia või mingid asjad looduses teha, siis ei ole liiga külma hetke, ei ole liiga vale hetke. Nüüd kohe ongi, hakkame minema. Võtta kas või see pool tundi Kadrioru pargis ja ma usun, et sul on pärast selline uus hingamine. Selge, aga mina tänan, Marko, mul oli suur au. Paneme nukid. Mul oli väga suur au, et sa olid minu esimene külaline. Ma loodan, et kuulajatele ka väga meeldis ja kes kuulas, kes vaatas.
ja ma usun, et siin on mõtteterasi, mida igapäevaellu kaasa võtta. Seega mina tänan kuulamast, vaatamast. See oli Matkajutud Romeoga ja näeme juba järgmine kord. Olge hoitud ja terved!